ma tahan sulle näidata, mida see keharaport, kehajuhend endast kujutab ja ma natuke näitan siis enda sünniandmete põhjal koostatud keharaportit. Sest see on ka üks asi, mida saab nüüd meie Human Designi kalkulaatori juurest osta ja seal on väga palju asju, mis räägivad personaalselt sinu enda disainist, nii et ilma pikema jututa ma kohe jagan enda raportit ja siis vaatame, kuidas see tegelikult siis kokkuvõttes nagu välja näeb. nii, see on 27 lehekülge ja see keskendub sinu trennile, toitumisele ja unele. Ja täiesti füüsilisele kehale peamiselt. Ja noh, samas on natuke vaja mingeid muid asju ka, et otsustada, kuidas valida endale trenni, toitumist ja unerežiimi. kuid peamiselt sinu füüsilisele minale, sinu baasvajadusele keskendub see raport. ja see siis on minu raport. Et alguses natuke sellist sissejuhatust sulle, et kuidas üldse õppida oma keha kasutama, miks on tähtis teada human designi kohta. Siis sinu enda sünnikaart, mis sa oled teinud kalkulaatoris ära, see kuvatakse jälle siin lehel uuesti, et oleks sul visuaalselt silme ees. sa näed minul siin kaks ülemist peakeskus ja asana. Need on tühjad, need on valged seest. Ja siis keskel on vaata 5 sellist värvilist lillat keskust keharaporti ja siis vaata all on 2 tükki ka jälle uuesti valged. selles kehajuhendis me kõigist keskustest ei räägi. meil on vaatluse all need 2 alumist valget, mis on juurkeskus ja sakraalkeskus. mul on need avatud, nagu näed, ja siis põrnakeskus, mis on siis siin noh, kus on need numbrid 4,8, 57, 44, 50 ja need sees selline kolmnurk nagu selles, mis pidi teil on, mina näen seda praegu vasakul, aga noh, põhimõtteliselt vist näed seda ka vasakul. aga keha peal, kui on, igatahes see, kus on numbrid 4,8, 57 sees, see on põrnakeskus. et need 3 keskust võtame ka siis nagu vaatluse alla selles raportis ja läbi selle, kas sul on see avatud või defineeritud, mida see siis sinu jaoks tähendab. aga enne veel, kui lähme keskuste juurde, raportis esimese asjana, mis meil tuleb, jällegi on sinu see kokkuvõte, energiatüüp, mis on sinu tunnusmärk, mis on see hetk, kui sa oled oma mitteises, minu puhul on siis viha manifestorina, mis on minu strateegia, sisemine autoriteet ehk kuidas ma otsuseid teen, et selle kohta meil on blogis ka päris pikk postitus sisemiste autoriteetide kohta, kuidas teha otsuseid erinevat moodi. ja siis on profiil ehk minu selline isiksus ja mina olen sotsiaalne erak, 2-4 profiil. et kõik need andmed on sulle siin ka välja toodud ja kui sa hakkad edasi lugema, siis siit leheküljelt number 5 saad alati vaata käia kontrollimas, et oh, mis mina siis nagu olin, et aga samas iseenesest sa ei pea käima kontrollimas, sest sulle kuvatakse ainult need lehed, need leheküljed, mis käivad sinu kohta. et minu kohta, minul näiteks ongi raportis ainult manifestori jutt, 2-4 profiili jutt ja emotsionaalse autoriteedi jutt. et neid teisi asju, mis minu kohta ei käi, mingit projektori, generaatori juttu ei ole näiteks. et ei ole seda üleliigset mure, see raport on nagu maksimaalselt selline fokusseeritud ja sinule personaalselt keskendunud. ja siit edasi tulebki. kõigepealt jaotasime asja sammasteks. esimene sammas on sinu energiatüüp ehk kuidas sinu keha töötab, kuidas sinu energia kõige optimaalsemal viisil nagu toimib. ja energiatüübi all meil ongi siis manifestor, projektor, generaator, manifesteeriv generaator ja reflektor. ja siis vastavalt, noh, see on nagu väike selline üldine, et sa saad aimu ka, kuidas teised toimivad. võib-olla on ka hea teada, et kuidas mul on ka äkki manifestorina hea teada, kuidas generaatorid toimivad, et siis ma saangi nagu aru, mis on tegelikult minu oma, mis on teiste oma, mis on mul optimaalsem variant. et see on selline üldine sissejuhatus energiatüüpidesse, mis nad teevad. ja vot siis tuleb see magus osa, manifestori treening. et siin on nagu 3 vaata kategooriat: trenn, toitumine, uni. ja iga selle kategooria kohta ongi siis sinule nagu jutt, et kuidas siis manifestorina treenida, et minu keha, minu reeglid. kas on treenerit vaja, keda lubada oma suletud aurasse, rühmatrennid, tiimisport, kas on üldse mõtet, vaata. ja siis mina näen siin väike huumor sees, et selline väike põrgujuhend, et kuidas oma elu täiesti ära rikkuda nii-öelda trenni kontekstis. et ma näiteks, kui ma näiteks üritangi olla stabiilne rügaja ja treenin siis, kui mu mootor tegelikult on täiesti tühi, vot siis ma põletan ennast läbi. see põrgujuhend tuleks alati võtta väikese huumori ja sarkasmiga.
ja siis alati lõpus on ka väike ellujäämishäkk, et kuidas siis oma trennidega ellu jääda. Toitumise peatükis jälle energiatüübile vastav manifestori toitumine, et ma olen ise õppinud ka toitumisnõustajaks kunagi, igasugu asju enda peal katsetanud. ja nüüd ma vaatan seda toitumist läbi human designi prisma, et kuidas vastavalt oma autoriteedile seda veel toitumist uurida ja valida. Ja kuidas siis vastavalt enda energiatüübile seda kõike nagu valida. ja jällegi põrgujuhend ja ellujäämishäkk. unega samamoodi, kuidas oma süsteem päriselt välja lülitada. kui sa oled mingi teine energiatüüp, siis sul on teine pealkiri, sul on siin teine jutt, et see on vastavalt energiatüübile. ja manifestori vaata peavad magama näiteks üksinda, et oma energiat laadida. ja meil on ka sellised suured puhketsüklid, kus me oleme täiesti oimetud, eks ju. ja jällegi põrgujuhend ja ellujäämishäkk. ehk siis trenni toitumissuuna kohta oli esimene sammas. teine sammas, energiakeskused. Need on need 9 keskust ja neist täpsemalt me võtame vaatluse alla, noh, siin on üldine jutt nende kohta ja siis vaatluse all, et juurkeskus, see vaata see kõige alumine, minul on see avatud. ja kui mul on see avatud, siis minule läheb see jutt, juurkeskus avatud. ja mida see tähendab? kuidas mina survet ja stressi, adrenaliini tajun üldse? teine keskus on sakraalkeskus, näed, see on see teine siit altpoolt, mis on 70% inimestest generaatoritel ja manifesteerivate generaatorid defineeritud ja 30% nagu manifestorid, projektorid, reflektorid, mina ka, on see avatud. ehk siis sakraalkeskus, elujõu allikas ja kui mul on see avatud, siis siin on mulle täpselt jutt selle kohta, kui ta on mul avatud ja kuidas mis ohud tekivad trenni toitumise ja une valdkonnas, kui see on avatud ja kuidas siis seda enda heaks nagu ära kasutada. ja siis on ka kolmas keskus, mida me siin kehajuhendis vaatame, on põrnakeskus ehk siis instinkt, tervis, ellujäämine. ja see on, no vaata, näed, siin on ära märgistatud, kus see asub sul sellel kaardil. ja sa ei pea muretsema, et oot, kas ta mul on avatud või defineeritud, sest kui sa kerid edasi, järgmine lehekülg kohe ütleb sulle, et põrnakeskus defineeritud, instinktiivne ellujääja, mul on defineeritud, mul on tugev immuunsüsteem, jess. ja põrn tegelikult vaata tunneb kohe vastikult ohu ära. et tänu sellele ma jään ellu ka arvatavasti paremini. mul ei ole küll seda püsivat eluenergiat, sest mul pole sakraal defineeritud, kuid mul on põrn. vot. ja pärast energiakeskusi, pärast neid 3 tulebki sisemine autoriteet ehk kuidas sina teed otsuseid ja siin on 8 erinevat varianti vastavalt sinu sellele tüübile. ehk siis kuidas valida endale see trenn, toitumisviis, magamisrütm, mis päriselt sind toetab. et emotsionaalne autoriteet nagu mina peab ära ootama need lainetused ja saavutama emotsionaalse selguse. kui see sakraalne autoriteet, nagu on paljud generaatorid ja manifesteerivad generaatorid, siis sul kohe kõhutunne kohe vaata teab, mis suunas minna. kui sul on põrna autoriteet, siis sa teed ka välkkiireid otsuseid, su instinkt kohe tunneb või sa oled äkki hoopis tahte ego autoriteediga, siis sul käivad ka mina tahan järgi need otsused. ja kui sa tead, mis on sinu jaoks kõige optimaalsem otsuste tegemise viis ja see ei ole see Excel plussid-miinused, mida sa siin peas teed. sinu pea on suurepärane analüüsi, vaatluse koht, kuid otsused tulevad tegelikult kehast. nii et usalda oma keha, olgu see siis sinu päikesevõimik emotsioonidega, sinu põrn, sinu kõhutunne sakraalist, usalda keha. peab ära tema käest küsi, mis õige on. tema mõtleb lihtsalt üle. ja siin ka natuke selgitab seda sisemist autoriteeti üldse, kehatarkust ja siis on, kuna mina olen emotsionaalne autoriteet, siis minu raportis on jutt emotsionaalse autoriteedi kohta ja kuidas see siis unetrenni kontekstis mingeid ohte kujutab ja kuidas see ka mingeid teatud võimalusi tekitab minu jaoks personaalselt emotsionaalse autoriteedina. ja 4. sambana oleme siin välja toonud selle sinu profiili, need 2 numbrit. siin on üldse 12 erinevat varianti ja kuidas see siis mõjutab, et milline on sinu selline vaata isiksus. et mina olen 2-4, see on nagu selline sotsiaalne erak. ja siis ongi näiteks vaata 2-4 kohta on siin jutt, profiil 2-4, sotsiaalne erak. millised ohud trenni toitumise une osas, millised
plussi, minu unikaalne vägi ja üks väike ellujäämishäkk ka. et kuidas siis see, läbi selle prisma ka nagu vaadata jälle. mõtledki, et noh, mis ma kogu selle infoga nüüd peale hakkan. jõuad selle raporti lõppu, siis siin on paar mõtet nagu sulle, et hakkab vaata kuskilt pihta. ja siis sest human design on vaata eksperiment. seda tulebki läbi elada. nii et siin on sulle mõned mõtted, kuidas selle kõigega algust teha. et vot, kas ta selline väike sissejuhatav jutt nagu tuli, aga see on järgmine kiht Human Designis, kui sa oled ennast juba natuke analüüsinud ja tahad minna spetsiifiliseks, teada, kuidas trenne, toitu, und valida, siis see raport võib sind aidata. võta see meie kalkulaatorist ja katseta enda keha peal. mina ei tea mitte midagi, sina ise oled kõige targem, sinu keha on kõige targem.